Kätte on taas jõudnud neljapäev ja Pavlovi refleks juba ammu kutsub sind kella 6 tagasi Inspiratsiooniraamatukogu Facebooki lehele. Osad teist, ma tean, vaatavad meie virtuaalseid vestlusi järgi ka meie YouTube'i kanalil, mille leiad samuti koodnimetusega Inspiratsiooniraamatukogu ja ka meie kodulehel www.inspiratsiooniraamatukogu.ee. Juba mõnda aega oleme me rääkinud Dr. Rangan Chatterjee raamatu Kuidas stressiküüsist pääseda teemadel ja ei ole ka täna erand. Iga vestlus, mis me selle raamatu teemal oleme pidanud, on lähenenud erineva nurga alt. Küll me oleme stressile lähenenud läbi toitumise prisma, külaliseks siis oli toitumisnõustaja Riinu Rätsep, küll oleme lähenenud sellele läbi liikumise, läbi tööpsühholoogia, läbi kogemuste, läbi intiimsuse ja läheduse. Nii et neid meetodeid, millega oma stressi leevendada, on äärmiselt palju ja nagu te näete sellest raamatust, siis ma mitte, et kõik see oleks minu jaoks tohutult uus, aga see tundub, kõik see 240 lehekülge on täis selliseid nippe, trikke, häkke, millega aidata oma igapäevases elus, oma hõivatusega, oma stressiga ja oma eluga hakkama saada. Mitte, et ma arvaks, et sa ei saa oma eluga hakkama, aga väga hea lugemine on see absoluutselt meile kõigile. Mina näiteks enne selle raamatu väljaandmist ei arvanud, et mul on väga suur stress. Ja oleksin võib-olla raamatupoes sellest raamatust mööda kõndinud, aga siin on ühe tööl käiva ema hommikuse esimese tunni kirjeldus ja on ritta seatud siis see hunnik mikrostressi doose, mida me võib-olla nii-öelda enda stressiks ei peakski, võtaksime pigem nagu elu loomuliku osana. Aga nagu me teame, siis aju ei tee meile eriti vahet, et mis asi meid parasjagu taga ajab, kas meile vastu hakkav laps, distantsõppe või lõvi. Tema suhtub sellesse asjasse üsna ühtemoodi ja ka need meetodid, mismoodi sellest tulenevat stressi leevendada, on suhteliselt sarnased. Nii et ma väga soovitan sul minna vaadata meie kodulehel www.inspiratsiooniraamatukogu on ka selle raamatu väikene sisututvustus olemas ja ma usun, ma olen tegelikult täiesti kindel, et mingis osas tunned sa seal ennast ära ja see raamat saab sind sinu igapäevaelus aidata. Täna ja muuseas www.inspiratsiooniraamatukogu e-poena on täiesti ohutu, isegi maski ei pea ette panema, võid minna sinna shoppama, vaadata, milliseid enesearengu ja terviseraamatuid meil on. Sinna tuleb neid järjest juurde, me oleme teinud ka selliseid soodsamaid pakette sulle, raamatute kombosid, nii et isegi väga mõtlema sa ei pea. Ma arvan, et tänapäeval on mõtlemist juba päris palju, liikumist on oluliselt vähem, mõtlemist rohkem, nii et mingi mõttetöö ma tegin sinu eest ära, nii et saad lihtsalt minna vaadata, mis sind kõnetab. Kui sul on unega probleeme, on seal kombo olemas, kui sul on seal võib-olla otseselt nagu terviseprobleeme, siis on kombo olemas, kui sul on stressitaluvusega probleeme, on kombo olemas, nii et mine vaata, mis meil seal pakkuda on. Aga lähme tänase juurde. Mul on hästi suur au pidada tänast vestlust ettevõtjaga. Ettevõtjatega on mul alati väga suur au pidada vestlust, sest ettevõtjatel minu meelest on mingi selline X-faktor sees, mis neid natukene nagu teistest inimestest eristab. Ametnikel on ka X-faktor sees, mis neid teistest inimestest eristab, aga minu jaoks on see ettevõtja X-faktor natukene mõistetavam. Ta on ka Pärnu linna fänn. Ta on kindlasti inimene, kes on suurelt unistaja. Ta on positively inspiring, ehk siis positiivselt inspireeriv. Ja muuseas ühe pärnaka, ehk siis tema kaaslinlase sõnul on tegemist positiivsuse võrdkujuga. Tere tulemast, Errit Kuldkepp! Tere tulemast! Võtame ükshaaval su need ametinimetused nüüd läbi. Ettevõtja.
Räägi oma ettevõtja ametinimetusest. Ja neid on ka mitu, aga ühine nimetaja mul ongi tegelikult, mul on Positively Inspiring Lifestyle on minu enda bränd, mille ma issand jumal, ma lõin selle 2015-16 ja ma tol hetkel olin alles Pärnu haigla turundusspetsialisti ametis tegelikult. Ehk siis nagu põhitöö kõrvalt ma kuulasin sisehäält ja hakkasin järgima ja tahtsin luua midagi, mis on päris enda oma, kus nagu sa ütlesid, on ettevõtjad, on ametnikud, ehk siis ma olin ühtepidi nagu ametniku rollis, aga ma ei olnud ka klassikaline, ma olin selline ettevõtjalik ametnik, mis käis paljudele ka närvidele, aga selles mõttes ma pidin endale selle lisaväljundi nagu leidma ja siis ma leidsingi selle, et ma lõin midagi enda oma ja esialgu hakkasin pakkuma majutust. Ja kuna turundus, selline hingestatud turundus on mulle nagu nii südamelähedane, siis ma hakkasin, kuidagi minu poole hakati rohkem pöörduma ja sealt kasvasid välja turundusseminarid, inspiratsiooniseminarid ja ma alati ütlesin, et okei, te tahate mult turundusseminari, hästi, aga arvestage, et te ei saa klassikalist, sest minu jaoks ei ole turundus inimesest eraldiseisev mingi teema. Ja alati, kui ma nagu lähenesin kõigepealt inimeste kaudu. Kõigepealt ma läksin inimestest sisse, lasin neile endale ennast nii-öelda seestpoolt nii-öelda kompida ja kaevuda seal seespool. Ja alles siis võib-olla mingi seminari lõpus me jõudsime vaikselt ka turunduseni. Sellepärast, et ma olen hästi sellel arvamusel, et see, mis on sinu sees, on see, mis paiskub välja. Ja kui seal on hästi palju valu ja kõike muud, siis see tulemus ka tööalaselt ei ole võib-olla kõige parem. Ja siis sealt edasi ma liikusin tegelikult lihtsalt ka, ma tundsin ja järgisin südame häält. Ma ühel ilusal päeval läksin Urmas Sule juurde. Ma väga pidasin lugu nii temast kui ka oma kolleegidest ja töötamisest ja sellest võimalusest olla Pärnu haigla turundusspetsialist 9 aastat. Aga ma tundsin, ma pean edasi liikuma, sest nagu midagi nagu niimoodi nagu öeldakse, et ma ei suutnud ja siis ma panin lahkumise avalduse. Ja oi, kui palju ma sain, mitte ütleme töökoha poolt, aga igalt poolt mujalt, et ma olen täiesti sõge, et ma lähen nagu nii turvaliselt kohal ära, kui nagu tervishoiustori. Ma olin põhimõtteliselt avalike suhete osakond. Sa lähed sellisest kohast ära, mis sul nagu ajus toimub ja sa oled veel 30, tolgi ette 36, jah, et 36 ka, kõik asjad olid nagu et nad ei olnud nagu minu kasuks, ei töötanud. Ma olen usaldama sisehäält. Ja see oli see, mis mind nagu väga veel pinna peal hoidis, kuigi oli neid hetki korduvalt endal ka, kus nagu ärkad hommikul üles mõtled, mida ma teen, nagu mida ma teen, kuhu ma hüppan, aga need hüpped on vajalikud. Ja jah, et selles mõttes ja siis nüüdseks täna ma pakun ka väga hingest, selles mõttes ma lisaks seminaridele, lisaks majutusele, ma modereerin üritusi ja ma pakun ka hingestatud turunduse konsultatsiooniteenust, aga ka siis turundust Wolframi ettevõttele. Multiprenöör. Ja, selles mõttes, et tead, ma ükskord kuulsin ühte intervjuud, midagi analoogset üritati leida nagu mingit kuidagi nagu tähendlikku sõna või mõistet inimese kohta täpselt samamoodi, kes nagu tal on vaja, vaata, et ta saaks nagu mitmel rindel, sest mina tunnen ka, ma ei suuda, et okei, nüüd ma hakkan tootma kausse ja nüüd ma toodan elu lõpuni kausse. Et mul on vaja nagu kõike muud ka, siis ma tahan pildistada ja siis ma tahan, ühesõnaga, vaata, need on erinevad inimtüübid ja kui sa tahad sellist inimtüüpi vaata purki panna, siis läheb asi keeruliseks. Ja siis tuleb sõda. Jah. Olen osalenud. Just täpselt ja seda ei ole vaja kellelegi. Ja ma täiesti saan aru sellest, et osad inimesed ei ole suutelised jälle meiesugustest aru saama ja tundub see justkui, et ta on nagu ebastabiilne. Aga meie jaoks see ongi stabiilsus. Absoluutselt. Väga äge. Kuule, järgmine asi, Pärnu linna fänn. Mis amet see on? Tead, see on amet, mis tuleb südamest. Tead, ma arvan, et see hakkas, ma olin noorena, ma olin lapsehoidja USA-s ja ma tulin tagasi, kui ma 19 olin ja 20 tulin tagasi
ja tead, kui palju ma hindasin ümber oma kodulinna juba siis ja olles nüüd siis 38, ma olen nüüd 18 aastat nüüd järjepidevalt siin elanud, ära reisinud, reisil käinud igal pool mujal ka, aga tulnud jälle tagasi sellepärast, et siin on nii tohutult hea energia ja tead, ma ühtepidi isegi pelgan, ma küll hästi nagu intensiivselt kohaliku silme läbi, panen ka igasugused postitusi nii Facebookis, LinkedInis, Instagramis, ja siis mul mingi hetk on see, et aga äkki, et vaata, see ongi see, kui kuskil on mingi rahu ja vaikus heas mõttes, et sa tahad, et see ju ka jääks mingis mõttes ja tegelikult see hirm on ka ära kadunud, et seda on alati. Kui sa tahad rahu ja vaikust, praegu on seda eriti palju, aga hommikutunnid on minu kõige lemmikumad ja kogu maailm on su jalge ees ja Pärnus, no mõtle, meil on nii ilus looduslik keskkond, mul on meri, ma näen aknast merd tervet lahte, meil on jõgi, meil on metsad, pargid, no mida sa hing veel tahad? Et loomingulisel inimesel eriti, et siin on kõik, selles mõttes, et sa saad siit luua. Väga äge. Sul on teine koht veel maamuna peal, mille fänn sa oled. See on täiesti ootamatus kohas. See on Gozo saar Maltal. Palun. See on huvitav, et sa küsid. Ja see on minu hingekodu. See maal on Gozolt ja see on Gozo kunstnik on selle maalinud ja see, oh my God, nüüd sa tabasid mind ootamatult sellepärast, et Gozo on midagi, mida ei ole võimalik sõnadesse panna. Ma olen sellest rääkinud alati kui oma hingekodust. See võib osadele tunduda mis iganes aga tead, see on paik, kus ma tunnengi, et mu nagu hing kuulub sinna. Kui ma ainult vaid mõtlen selle peale, seda on iga kord, kui ma sinna jõuan, siis Maltalt läheb praam Gozole. Ja see tunne on ebareaalne. Kuidas sa sinna sattusid üldse? Tead, see oli päris kihvt lugu selles mõttes, et enne haiglat ma töötasin praktikakorraldusspetsialistina Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ja siis ma läkitasin ju praktikante, tudengeid välispraktikale, käisin ise ka alati, iga aasta sebisin ennast kuskile. Üle tore koht tundub olevat. Jaa, see oli jumala tore, vaata, sest ma oleks võinud jääda ka lihtsalt praktiliseks praktikakorraldajaks. Ma alati tahtsin ise ka panna ennast proovile ja iga kord, kui me rääkisin nende vastuvõtvate ettevõtetega, ma ütlesin ka, palun kohelge mind nii nagu praktikante. Ma tahan kogu seda teekonda läbida. Sa teed hommikust õhtuni, sa teed restoranides tööd või spaas või nii edasi. Sa ei ole nagu, et oh, excuse me, nagu, et mina olen nagu nüüd ei. See oli nagu hästi raju ja siis, kui ma läksin haiglasse tööle, siis see võimalus kukkus ära ja siis mõtlesin, et okei, ma niisama reisin käin, aga mulle kuidagi meeldis see, et ma sain teha midagi, anda omalt poolt nagu ja siis see tekkis siuke sünergia ja siis ma otsisin neid võimalusi ja just out of the blue ma juhtusin sellise lehe peale nagu helpix.net. Täiesti lampleht, kui sa vaatad, ta tundub selline, et võib-olla julgekski sealt nagu midagi kellegiga ühendust võtmast, et on selline 90ndate keskpaiga nii-öelda kujundus. Aga tead, ma saatsin välja, seal on nagu keskkond, mis ühendab siis vabatahtlikud ja siis need ettevõtted, kes otsivad näiteks suveks või mingiks perioodiks üle maailma. Ma hakkasin välja saatma kirju, kuni siis potsatasid erinevad kirjad postkasti ja üks tuli Gozolt. Ja mul oli Gozolt? Mul oli täpselt ja siis sealt läks nagu ruttu juba selles mõttes edasi, et mõtlesin, et aga okei, Malta üks saartest täiesti in the middle of nowhere, täiesti pisike, 7x14 nii-öelda kilometraažilt on ju, mõtlesin, ma ei tea. Ja siis seal oli ka see, et mida ma alati räägin ka noortele, ärge kunagi arvake, et olete millekski üle kvalifitseeritud ja ka täiskasvanutele, sest see vastuvõttev villa, need omanikud, prantslased, Media Caroli, küsisin, et ma saadaks CV. Saatsin CV, tuleb vastus, et eriti, et su CV on nagu üle kvalifitseeritud. Ma olin, okei, te soovisite, nägite CV-d, unustage nüüd ära ja räägime edasi. Ja siis tegelikult oligi, nad võtsid mu vastu, ma olin esimesed 2 nädalat septembris 2013 aastal ja see, mis seal toimus minu hinges, oli sõnu kirjeldamatu ja ever since ma olen iga aasta sinna tagasi läinud vähemalt 2 korda aastas.
2-4 nädalat. Välja arvatud nüüd siis või? Välja arvatud nüüd. Ja, ma tean, mida sa tunned. Minul on London selline koht, kus ma pean oma Hyde Parkis käima oma oravatega rääkimas oktoobris. Ja olgem ausad, ei käinud oktoobris ja ma füüsiliselt tunnen. On ju, see on nagu füüsiliselt on juba valus. Mitte hinges, vaid füüsiliselt. Ja. Nii on, jah. Aga kas selle sama koosoarmastuse pärast või mismoodi sattusid sina saatekülaliseks Malta televisioon? Oi jumal, see ongi see. Vaata, mu slogan, mida ma kasutan oma ettevõttes ongi passionate about life and human connection. Ma panin selle ja see ongi, esiteks ta võimaldab mul nii laialt tegutseda, kui ma ise tahan. Ja see inimlik aspekt, et ma tõsiselt armastan elada ja see inimlik aspekt, et see inimlik ühendus, sellega oli hästi tore lugu jälle. Sõidame meie praamiga, mina ja üks teine tütarlaps, kellega ma reisil kohtusin ja lennukis juba. Ja sõidame siis jälle sama praam, Malta, Kooso. Ja vaatame, ma alati olen seal tekil, et jälgin siis loojangut. Tihtipeale ma jõuan sel ajal, kui on loojang. Ja järsku tuleb üks meesterahvas, suur, tavaliselt Maltal ei ole nii suuri inimesi, ta on 2-meetrine, mõnusalt selline tummine meesterahvas ja ütleb, et hästi ilus päikseloojang nii ja naa. Ühesõnaga, aga ta ei olnud selline nagu selline libe kala. Ei, ta oli väga viisakas gentleman. Hakkasime nagu rääkima, siis ta lõpuks viis meid autodega meie kodudesse. Me saime korduvalt veel kokku, me arutasime sõna otseses mõttes maailma asju. Selles osas ma olen ülitänulik oma elukaaslasele, et ta teab, kuidas mulle meeldib inimestega suhelda. Ta ei pane piire, et ei Rit, need on mehed, need on naised, räägid ainult naistega. Ei, asi on usalduses. Ja ma mäletan seda, et Margiga meil kuidagi läks ja Mark ütleb, ja siis me saime mitu aastat järjest, me saime juba jumala hästi läbi. Erit, mu eksnaine, väike maailm, ta ütles, mu eksnaine Stefani teeb Malta populaarsemat talk show'd, mis on sama populaarne nagu USA-s on Oprah. Selles mõttes Malta mõistes on ta nii. Ja ta ütles, et ma pean su sinna saatesse saama, ma saadan talle su info ja siis sealt läks. Ja siis see oli nagu hästi tore selles mõttes ka elamus, et mu vanemad tegid hästi tore üllatuse, kuna nad teavad, et ma jumaldan Koosot, aga nad ei olnud kunagi käinud. Siis nad tegid selle triki, et ütlesid, et Erka, me ostsime ka piletid samaks ajaks. Ehk siis me tuleme sulle nagu kaasa elama. Mul oli, oh my god, nagu, sest et mu pere on mu tõeline varandus ja see, et mul ema ja ema mees olid selles stuudios ja neil lasti filmida ja kohal olla ja ei olnud see, et vaid, et tulge, vaadake siit kaamera, issand jumal. See oli fantastiline kogemus. Sa oled veel ühe täiesti hämmastava kogemuse endale külge liiminud ja selle hämmastava kogemuse nimi on Andrea Bocelli. Jaa. Sul nagu üldse mingit pidurit ei ole? Ei ole. Kusjuures, jälle, okei, jaa. Kas sellega on nagu see story on nii palju laiem, aga kuna mu juba lapsepõlves vanaisaga koos, vanaisa käis mul kooris laulmas ja vanaisa oli tol ajal mul isa eest, sest mul bioloogiline isa ei elanud meiega ja ema seda uut meest veel ei olnud. Ja siis vanaisa oli siuke musikaalne härra ka ja siis kui hakkasid need Andrea Bocelli kontserdite ülekanded meil ka teles, siis ma mäletan, mina olin vanaisa kaitsus niimoodi mõnusalt, siuke soe oli alati ja siis vaatasime ja nautisime ja sealt ta jäi mul sisse ja ta jäi mind inspireerima kogu oma selle olemusega kõigega. Ja see oli 2017, see oli pullaasta. See oli 2017, kui päev enne, see oli siis 6. november, mul õnnestus saada kodanikujulguse aumärk ühe päti kinnipüüdmise eest ja me olime Tallinnas. Ja EMSU oli ka kaasas. Ja peale seda kohe sõitsime otse põhimõtteliselt Riiga Andrea Bocelli kontserdile. Ja kui ma siis selle elamuse sealt kätte sain, mul lihtsalt voolas seda kõike välja. Ma mõtlesin, et ma pean talle andma tagasisidet. Ma lihtsalt pean, aga ma tean, et ma ei saanud kirjutada, mul pointi, tegin talle video tagasiside. Sa ei kujuta ette, saatsin meeletus koguses erinevatesse kohtadesse, mis võiks olla temaga seotud, kuni siis ja ma olin loobunud.
kuni siis potsatas sealt tagasiside, et nad on kätte saanud ja nad on ülitänulikud ja siis tuli selline hästi ilus kiri ja ma olin täiesti mind blown, mul oli what? Aga inimesed on suurepärased, kes su ümber on, osad tahavad sind kohe maha tõmmata ja öeldi, et pointless, et see on nagu turundusosakond tegi ja kuule, ma olen ise ka turundaja, ma tean, kuidas need asjad käivad, aga sa ei saa ära võtta seda lootust, et what if? Ja siis mõtlesin, et okei, aga see istutas mu ühe teatud seemne sisse. siis mõtlesin, et okei, ja siis long story short, mul kodulehel on tegelikult seda rohkem, aga ühesõnaga, kui me lõpuks jõudsime, see ei olnud üldse lihtne teekond ja ma tahtsin selle teekonnaga inspireerida inimesi päriselt ka julgelt unistama ja veel julgemalt tegutsema ja kui see tuleb südamest, siis elu näitab, et siis elu, kuidagi kui elul on viis, see, et ta meid lasi kokku Teatro del Silenzio kontserdi eel, mis on, kui Andrea Bocellist natuke lugeda tema kohta, siis ta tõmbab paariks nädalaks põhimõtteliselt ennast nagu eemale kõigest. Ja see oli 3 päeva enne Teatro del Silenzio, kui ta võttis meid vastu, mul oli niimoodi, et ja seda me oleme pärast ka, tead, see lugu, ma ütlen ausalt, ma ei teadnud, et ta hakkab mind ennast väestama aastaid hiljem. Siis see oli nagu noorem, mida tegi ise endale nagu selle inspiratsiooni loo selleks ka, et kui praegu on mingid olukordi, kus sa mõtled, et it's impossible, siis on niimoodi, tüdruk. Ja, et nagu Andrea Bocellit on kohtunud maailma tippudega lisaks kõigele, paavstidest, Oprateni kuni siis nagu eestlastega. Ja siis vaevalt sa tema selles bucket listis olid, et selle aastal tahaks veel kohtuda Jah, et nagu siukestes ei olnud ja kusjuures seda Monster Musicu peakorraldaja, kellega me olime ka TV3-s, rääkisime sellest, ütles ka, et Erit, me olime selles Krimmi toas, kus pandi meil meiki, ta ütleb ka, et Erit, tead, ma lugesin su seda lugu, et see on nii unbelievable, sest et enne seda, kui ta Tallinnasse tuli, neil ei olnud võimalus. Nemad ei saanud seda intervjuud niimoodi. Ja siis mõtlesin, et vist oli jah päris suur asi. Kuule, ma tulen nüüd korra selle positiivsuse võrdkuju juurde tagasi ja ma usun, et selle esimese 20 minutiga me oleme näidanud, et see vähemalt see statement peab paika. Ütle mulle, Erit, kas positiivsuse võrdkujuks sünnitakse, arenetakse või hakatakse otsuse tulemusel? Kõik kokku. Tead, kõik kokku. Sest kui ma mõtlen tagasi, kõigepealt lapsepõlve aega, siis ma olin ülirõõmus laps ja seda mul vanemad ka öelnud, et ma olin ülitänulik kõige eest ja kuna ma olin üks šikk laps ja siis nagu emme ütles ka, emme on ikka öelnud seda, et ta on nagu tänulik, sest et ma olin siuke iseseisev juba nagu hästi väiksest saadik, sellepärast, et ta kasvatas mind põhimõtteliselt üksi, vanese vanema olid ka. Aga siiski, et ta ütles, kui ma oleks selline jalaküljes rippuja, et oleks olnud palju komplitseeritum, sest ta ikkagi käis ju tööl edasi ja ma läksin ju 1,5-aastasena, läksin juba lasteaeda ja kõik see muu sinna juurde. Aga ühesõnaga see siukene ma arvan, kuni 14 oli nagu jumala bueno. Aga siis tuli nagu see puberteet ja elu ja kõik muud asjad tulid niimoodi vahele, et mul erinevad olukorrad juhtusid elus ja ma kadusin täiesti ära. Ma kadusin nii ära, et nagu ma arvan, et võõrad ei osanud seda niimoodi näha, pere nägi väga hästi. Ma muutusin selliseks ülbeks ja vaata, ma tean, mida tähendab ülbeks selles mõttes, et ma nagu, vaata, kui sees on valus, siis see ongi see, et mis sul on sees, tuleb välja ja ma nähvasin rohkem, kui oleks kindlasti ja see mina pilt oli ülihalb. Sõna vihkamine on võib-olla see, mis, kui ma vaatasin peeglisse, mulle ei meeldinud see inimene, kes sealt vastu vaatas, ma olin igatepidi enda jaoks liiga suur, ühesõnaga, seal oli nagu kõik, et seda, kui ma nüüd vaatan tagasi, siis vaata seda võitlust tajud ju sina ise kõige rohkem, sest teised ei näe. Okei, sa kammid juuksed ära ja paned puhtad riided selga, on ju, aga sa ju liigud selles energias nagu. Ja see oli keeruline, väga keeruline. Aga see nagu rääkides nagu otsustamisest, siis ma mäletan, kui ma nüüd hästi näen, sul selja taga rohelise sinisega on Louise L. Hay raamat
tervenda ennast ise. Exactly. Ja see muutus vanuses 19 minu piibliks, sest emme kinkis selle, see oli väiksem versioon, vaata aastal 2002 oli siuke miniversioon. Versioon, jah. Ja emsu kinkis mul selle kaasa, kui ma läksin lapsehoidjaks USA-sse ja tead, mul on siiamaani see alles, seal on kollase, sest ma teadsin, et ma pean hakkama midagi tegema ja ütleme, ma ei olnud nagu nii katki, et ma teeks teistele haiget. Ei, ma pigem andsin isegi veel rohkem, aga vaata, sa jooksed tühjaks, kui sul on endal paak üsna tühi. Aga mul nagu see Louise L. Hay afirmatsioonid hakkasid tohutult mind aitama nagu ümber programmeerida seda, mis mul siin all käis. Ja see, et mul oli see au ja võimalus 2 üliarmsa lapse eest hoolitseda, kellele ma sain lihtsalt, sa saad lihtsalt armastusega üle valada nad. Ja siis nad vastu, me koos arenesime, see oli siuke tore aeg nagu. Ka ei olnud väga lihtne. Aga samas nagu ikkagi tagantjärgi ikkagi üli tore. Ja siis ma saingi aru, et it's a decision, et sina pead võtma selle vastutuse, mitte keegi. Mul ju kõik, oi, sa oled tore ja sa oled ilus. Ja see ei ole, kui sa ise ei usu ju. Ise sa ei usu, seega ei huvita. Te võite mida iganes rääkida ja kõik su teod hakkavad seda peegeldama. Ja ma saingi aru ja Louise L. Hay andis mulle hästi suure tõuke. Ja siis tuli juba edasi, kõik hakkasid need üksireisid ja endasse rohkem sissekaebumised ja vaatamata sellele, et ka inimesed ümberringi, selles mõttes osad mõistsid, teised mitte, kui ma hakkasin juba elukaaslasega koos elama, siis öeldi, et jumal, sul need üksireisid lõppevad ära, mul hell no. Ma ütlesin, ei lõppe, sellepärast, et ma tean, mida see tähendab nagu mulle kui isiksusele ja see on lihtsalt hädavajalik, et olla nagu tervelt funktsioneeriv naine. Aga täna sa oled üle saanud sellest ja sa oled selle otsuse ära teinud. Kas positiivsus tähendab sinu jaoks seda, et sa stressi üldse ei tunne? Ei tähenda. Siin on mitu aspekti. Kõigepealt ma väidan, et on olemas ka positiivne stress, mis on täpselt samamoodi kurnav, sest ma olen ise kogenud, sest mul on seda tihtipeale ma ei saa ise ka oma selle nagu praana, selle eluenergiaga hakkama, sest teda nagu lihtsalt mingil hetkel, tead, ma olen ikka kirjeldanud seda. Vaata, kui Harry Potterile järsku ta avastab, et neil on mingid võimed, on ju nii. Ja siis tal on nagu siuke ta ei oska nagu midagi teha, sa paugutab mitmes erinevas suunas. Mul endal täpselt samasugune selles mõttes, et ma olen nagu suutnud nagu nüüd juba rohkem kanaldada neid energiat õigetesse kohtadesse, aga kui tuleb nagu mingi uus litakas, siis seda on nii palju, et mul on endal ka sellega raske hakkama saada ja stress ei peagi olema alati negatiivne, ta võib olla ka positiivne, aga ta on ühtemoodi kurnav lõpuks, et sa oled, minul on nagu see näiteks, kui mul on palju asju nagu toimub. Esiteks söögiisu, gaan, täiesti korstnast välja, kohe läinud ja nagu ma ei vaja ka sööki. Ja keha ka ei ütle, et ta vajaks ja muidugi ei tule ka ühtegi muud märku, ehk siis ma olen aeg-ajalt öelnud, et söömine on ülehinnatud. Lihtsalt sellepärast, et sa nagu toimetad mingi muu asja pealt ja mul ei ole see nagu niisugune päev ega 2, vaid ma tuginen aastate pikkusele kogemusele. Aga jaa, ühesõnaga, aga tegelikult on ka see negatiivne stress, kui on hästi raske, sellepärast, et sa võid, me teame kõik, et kui me ei ole sellised nagu enamus, me paistame silma, inimesed tihtipeale püüavad vaata ennast siis ikkagi mugandada. Ma astusin ka sellest välja ja eriti esimesed aastad, kui ma tulin ka ikka nagu, ma ei oska öelda, ma ei ole kunagi näidelnud, et kes ma ei ole, aga ma olen nagu tundnud seda, et okei, kui ma pean nagu mugandama ennast järjest rohkem, et teised aktsepteeriks, siis ma mingil hetkel ütlesin, kuulge, tegelikult ka. Ei, selles mõttes, et ma olen sündinud selliste omadustega mingil põhjusel ja see põhjus on suurem kui mina ise, seega ma hakkan seda rakendama nii, kuidas ma oskan ja nii, kuidas elu mind suunab. Ja negatiivse stressiga mul on parim maandamispaik on loodus. Alati on olnud ja kas see on siis nagu veekogu ääres, on see mets, kui on väga õudne, selles mõttes, kui on väga raske, niimoodi, et poob igatepidi, ma pean saama maha haikma. Tekib üks teatud huvitav seos ja see on alati olnud, selles mõttes, seda teavad mu lähedased.
Suurel ringile ma ei ole tavaliselt seda rääkinud, aga see on see, mis toimib. See on see, mis minu puhul. Siis lihtsalt lähedki loodusesse ja viskad nagu Viskan maha, sest mul on täpselt, I can't take it anymore. Ja ongi vaata, kui on mingi valus periood, kui on mingi laviin olnud, mingi solvangute asi, kus sul see kõik koguneb, nii nagu me enne mainisime, et kui sa teed südamega, siis sa võtad ka asju südamesse, nii nagu täpselt me suutsime nagu siin leida kohe connectioni. Ja see ongi see, kui sa lihtsalt tunned, et aga ma lihtsalt ei jõua enam. Ma ei pea kogu aeg nagu kuidagi, sa ei pea võitlema tuuleveskitega ja siis ma lähengi ja siis ma lihtsalt leian mingi koha ja viskan ennast lihtsalt pikali ja tead, paar minutit ja päris klaarib ära juba ja kusjuures ja klaaribki. Ja siis sa hakkad nagu selgemalt jälle nagu rahulikumalt, siis sa saad juba hingata ja siis hakkab juba paika loksuma. Ja see on selline, kas see on olnud algusest peale selline teadlik või ta kujunes? See oli naljakas. Nüüd ma teen seda teadlikult, enne ma tegin alateadlikult. Niimoodi, et näiteks kui mul oli kas nagu kehva, kui tundsid, et lihtsalt ei jaksa, siis ma kuidagi, ma ei tea, kuidagi oli niimoodi, et see kõlab nüüd kindlasti voodoo'na, aga ma näiteks, kui ma hea näide suvel, muidugi see on aastad kestnud, aga see suvi oli ka täpselt niimoodi, et ma nagu lähen ja siuke hästi palju pinget oli ja saad aru, tunned ja ma läksin just mööda asfalti, aga kõrval oli muru ja sa tunned nagu mingi muu jõud, nagu mingi muu jõud tõmbab sind sinna ja põhimõtteliselt tõmbab, et sa istuks maha. Ja kui sa istud maha, siis läheb nagu reaalselt mingisugune maks minut ja hakkab juba klaarima ära. Et alguses ta oli hästi instinktiivne ja siis ma saingi aru, et see on see üks asi, mis toimib. Ja nüüd ma teen seda ka teadlikult, et kui on nagu palju, nagu öeldakse, on teha. Ja kui mingil hetkel on siuke ülevoolav, palju siukest pinget on, siis loodusesse ja siis su klaarub ära, sest et vaata, see on täpselt samamoodi, et kui vesi keeb, siis sa ei näe ju selgust. Täpselt samamoodi, et ta peab korraks nagu maha jahtuma ja siis loodus on hästi ja nii-öelda jahutaja. Rangan räägib ka nii mõlemas raamatus, nii Tervise 4 tugisambast kui ka selles stressiraamatus just sellest samast looduslähedusest, mis tegelikult on meile ju niivõrd omane ja me oma urbaniseerumisega oleme selle nii ära nii-öelda kõrvale pannud, et kindlasti ei ole mina ainus. Ma väga loodan, et mõni kuulaja vaataja, kes üldse loodusest mitte midagi, mind absoluutselt näiteks sinna ei tõmba. On ju? See on nagu hästi naljakas, kõik räägivad, et mine loodusesse ja ma ju ostsin koera sellepärast, et jalutamas käia, aga ma loll ostsin taksi, ma oleks pidanud dogi võtma, oleks pidanud rohkem käima. Aga ei ole hullu, seekord läks niipidi. Ja, teist korda järjest läks niipidi. Okei. Aga jah, minu jaoks näiteks see õue minek või see välja minek on nagu täiesti, on enese ületus ausalt öeldes suht koht. Hästi huvitav. Eriti talvel, kui peab nagu asju selga panema, siis mul juba garderoobis viskab ära. Ma jätan selle korra vahele, on ju. Sul on veel midagi sellist, mis sul on alateadlikult olnud ja mis sa oled tuvastanud, et sul toimib ja nüüd sa teed seda teadlikult? Ja selles mõttes näiteks, minu jaoks on loodusega jälle, kõik on seotud tegelikult loodusega, et mul on vaja jalgsi käia või rattaga liikuda. Jälle 2 sellist olulist tegurit ja jalgsi käimine, see tundub, et on olnud ikka mul eluaeg. Ma arvan, see hakkas sellest pihta, et kui ma olin väike tüdruk, siis emmega me käisime päris palju jalutamas. Nii. Ja kuidagi, väiksena tunduvad distantsid eriti pikad, aga siis sealt edasi minu jaoks on, kui mul on vaja maandada, jälle, ma tean, et üks, mis alati toimib, on kas mereäärde või jõeäärde minek ja see oli noorena oli instinktiivne, niimoodi, et kõik draamad, kõik suhtedraamad, kõik asjad jooksid üle pea ja mul umbes, et saatsin kõik igale poole, põrmulisin ustega ja panin randa. Ja alateadlikult, sest ma ei elanud rannast väga kaugel. Ja jälle, oled seal, tunned, lähed tagasi, tere. Ja siis sa hakkad lõpuks märkima, et okei, seal on mingi seos, et ma pean saama kindlasti siis vee äärde. Ja jalgsi käimine on minu jaoks lihtsalt elulise tähtsusega.
ka USA-s, kus ei ole nii palju vaata selliseid nii-öelda kõnniteid otseselt, kui sa oled, kui ma olin suburbis, Chicago nagu suburbis, siis seal on selles oma selles village'is on, aga näiteks, et saada järgmisesse village'isse, siis tihtipeale on see on hästi autokeskne. Aga seal ma leidsin viisid, kus ma käisin 15–30 kilti päevas minu jaoks ja mind kutsutigi Erik the Walker, nagu Johnny Walker, aga ma olin Erik the Walker. Ja siis ja kõik samamoodi Kooso, ma ei kasuta seal ühistransporti. Ma kasutan oma 7 korda 14 kilomeetrit, sa ütlesid. Aga seal on siit eks ühe challenge'i, seal on ikka selline ja seal on ikka korralikult ja kui sul on selline 30+30 lõõmavat kraadisi hoopis teine teema. Aga samamoodi, et ma vajan seda kontakti maaga ja ma tihtipeale teen ka seda paljajalu käimist. Et sellised lihtsad asjad, back to basics täiesti. Ja jalgratas, minu jalgrattahooaeg on 365 päeva aastas. Mul ei ole see, et nagu mingil hetkel on nüüd ei ole jalgrattahooaeg. Ei, kogu aeg on. Kas sa oled kuidagi püüdnud kunagi oma stressi niimoodi ka leevendada, mis sa täna mõtled, et vist ei oleks pidanud nii? Kas ma mõtlen? Tead, mul on ühtepidi hea meel, et ma ei ole läinud kunagi, pigem ma olen nagu tänulik selle üle, et ma ei ole kunagi läinud näiteks alkoholi poole. Sest jälle, kui ma noorem olin, siis ma olen üldse, ma väga vähe tarbin üldse. Ja ma mäletan, kui ma ju noorem olin, kui paljud mul ümberringi sõbrad ju, kui oli stress, nad hakkasid jooma. Isegi kui me olime 15, 16, ma ei mäletan seda. Ja mina olin nagu see, kes oli nende kantseldaja. Selles mõttes nagu, et ma pidin tagama selle, et kõik jõuavad õigesti kodudesse ja kellelgi juhtu midagi. Ja ma nägin seda vaatepilti kõrvalt ja mõtlesin, et ma enne ragistan läbi selle, mis iganes on vaja ragistada ja alati oli midagi. Kui tõstan käe mingisuguse sellise nagu abivahendi pealt, sest see ju tegelikult ma ju nägin nende pealt. Aeg-ajalt ongi see, et ma ei tea, seda tarkust lihtsalt noorena natukene jagati, et õppiga teiste vigadest. Mitte alati ei tule see välja, aga see oli küll koht, mis mul nagu, eriti tütarlaste pealt mulle nagu meeldis. Mulle nagu oli see eriti teravalt hakkas silmast. Vaata, kui tüdrukud jäid purju, siis ei ole see mehe ega naise puhul eriti ilus vaatepilt, aga tüdrukute puhul nagu kuidagi eriti. Ja mulle nagu kõrvalt vaatana, ma mäletan, ma jälgisin seda ja neil ju kadus enesekontroll ära ja kõik see, mis sellega kaasnes, et psühholoogiliselt ma olen alati jälginud inimesi. See on juba teadlikult, siuke teadlik otsus olnud, sest ma ise olin vaata katki ja siis hakkasid nagu otsima ja vaatama ja analüüsima maailma enda ümber ka. Aga see oli küll nagu teisipidi vastus su küsimusele, aga see oli küll, see on jällegi see, milles ma olen tänulik. Et raskes olukorras või isegi ka praegu vaata inimesed ütlevad, kuule, et ma vajan lõõgastumist, on nii, et ma peaksin võtma nagu mingit veini või asja. Ma ei ütle, et see on vale, aga minu puhul see ei toimi. Ma tahan kaine mõistusega läbi töötada selle, mis näiteks muret tekitab. Ehk siis sa oled päris analüüsiv ka, et ei ole niimoodi, et lähed mere äärde ja meri teeb korralaine laksudes rannale lööb ja... Jah, ei, mulle nagu meeldib see analüüsi pool, sest selles on nii palju sügavust ja vaata, kui sul on endal on keerulisemad, raskemad, väljakutsete rohked perioodid, situatsioonid, komplikatsioonid, konfliktid inimestega. Ma ei ütle, et nagu ma naudin seda, aga põhimõtteliselt ma võtan seda alati kui õppetunnina, ma ikka hekseldan läbi korralikult ja enda sees ka, et mis ma oleks võinud teha paremini, kuidas ma saaks nagu sest inimesed, kes teevad haiget meile, ma olen alati nagu, ma olen nüüd jõudnud sellele ka, et see ei ole nende esmane eesmärk, aga see tuleneb sellest, mis on nende sees, nende maailmapildist, nende maailma tunnetusest ja sellest, kuidas nad maailma suhtuvad ja teistesse inimestesse. Aga hästi palju peegeldavad ikkagi inimesed oma käitumisega suhet iseendasse. Kui sa täna vaatad, lugupeetud sotsiaalmeediat ja minu meelest ka järjest juurde tulevad sellist uut ametinimetust nagu kõikide teaduste doktor, siis
mis sulle täna inimeste puhul kõige rohkem haiget teeb? Et nad on endast hästi kaugel. Mhm. See rõhk välisele ja see rõhk välisele juba nii palju, et see õnne otsimine, elu tähenduse ja elu mõtestatuse nii-öelda leidmine ja panemine nagu asjadele ja välistele teguritele. Kui paljud noored või minuealised juba näiteks kardavad paaniliselt, ma jälgin ju seda, nagu ühtepidi ka vananeda. Üks kortsuke siin, teine kortsuke seal, issand jumal, et nüüd tuleb nagu, mis sa mõtled, et aga nagu see on üks osa loomulikust protsessist ja naerukortsud näitavad seda, et sul on olnud põhjust naeratada ja naerda, on ju. Ja murekortsud on need, et kõik ei olegi lihtne olnud, aga vaatamata kõigele sa oled sellest läbi tulnud ja sa oled siin ja sa oled praegu. Ja mina olen ise sotsiaalmeediat kasutanud just oma sõnumi võimendamiseks hästi teadlikult, sest ongi see, et see on ükskõik, vaata, mis meil on. Alati on hea näide on näiteks noaga. Nuga lihtsalt on ju. Meie anname talle siis selle väljundi, mis temaga teha. Kas teha temaga head, mingid mõnusad vaikselt rooga, on ju, või siis midagi muud, mis teeb kahju teistele. Nagu jah, et see on hästi selline mõtestatud võib-olla lähenemine. Mis sulle rõõmu praegu valmistab kõige rohkem just meie sellise huvitava ja mitte enam nii uue ajajärguga? See, et see elu, mis meil praegu on, mul on nagu, ma olen ülitänulik selle eest. Mul on sõna otseses mõttes, see võib kõlada klišeena, aga ma olen ülitänulik oma pere, oma elukaaslase, oma kodu ja nende armsate inimeste eest, kes on nagu, kellega koos me toimetame, kes meie eludes on, kes ei ole otsustanud võtta mingit poolt ja on otsustanud lihtsalt olla tänulik ja selle eest, mis on lihtsalt sellepärast, et me näeme, kui lihtsalt on see kaduv. Sellised pealt näha iseenesest mõistetavad asjad, olukorrad, inimesed. Mul on nagu, ma elan sõna otseses mõttes hästi suures tänutundes ja siin on valik, kas lasta sellel samal olukorral nagu endast täiesti võimust võtta ja kaotada ennast ära selles või leida ka selles, mis on, seda, mis on hästi ja selle najal toimetada edasi. Sellepärast, et vastasel juhul võiks ju ennast kohe mulla alla kaevata. Absoluutselt. On ju? Ja. Sa ise oled olnud selles hetkes, kus sa oled teinud endale otsuse, et täna hakkan õnnelikuks ja eelmisel nädalal Laine Randjärv ütles ka, et õnn on eluviis. Et see ei ole midagi kuskile, midagi meist väljaspool aset. Kui meid vaatab täna keegi, kellel on, no mis meil siin peamised probleemid on praegu? Peamised probleemid on see, et kool, pood, töökohad, koolid, erinevad klassid, kõik asjad asuvad ühel samal aadressil ja see ka lapsevanemana oskan seda öelda, et see nagu on väljakutseid esitav ja see millegipärast ei ole läinud kergemaks, see väljakutse on endine kogu aeg. Väga paljud emad on täna olukorras, kus nad peavad ära tegema esimeses, teises, kolmandas klassis kogu õpetaja töö põhjusel või teisel. Väga paljud suhted ju täna saavad hoopis teise tähenduse ja väga paljud suhted alles avastavad seda, mis tasandil nad suhted on. Kuidas sellises virvarris, mille abil või mismoodi hakata seda otsust tegema, et kasutades vanasõna, et igaüks on omaenda õnnesepp. Et mismoodi seda teha? Kust ma seisan praegu, ma olen täiesti afektiseisundis, ma täitsa lõpp, nii kõik ongi, kas Statoili stardipakett seebianööriga, on ju, vabandust, Circle K, või siis ma hakkan mida tegema, mis see on, mida sa soovitad tegema hakata, kust otsast minema hakata? Kui vähegi võimalik, vaata, kuna ma ei ole lapsevanem ja mina vaatan, siis mina saan anda
ühtepidi nagu seda vaatenurka, mis on, ma olen paar elukaaslasega, kellega meil lisaks nüüd kodule on ka töö sama, selles mõttes, et ma teen turundust ju tema ettevõttes. Kui vähegi on võimalik leida 5 või 10 minutit alustuseks iseendale niimoodi, et mitte keegi sind ei sega, aga see 5-10 ülihea oleks isegi pool tundi, ma küll ei tea, ma tõesti ei tea, kuidas need lapsevanemad selles mõttes võtavad, aga äkki annaks võtta kas või niimoodi, et lapsed teevad midagi ja sa nagu eemaldud, aga iseendale, ilma igasuguse seadmeta, ilma igasuguse muusikata, ilma ja siis lihtsalt nagu olla selles hetkes. Ma näiteks täna ma tegin täpselt samamoodi, et tavaliselt ma käin ju hommikuti väljas ja kõike seda. Mulle meeldis see, et ma see ongi see, et sa pead lubama endale ka varieeruvust oma ellu. Ja ma tegin akna lahti, see on alati esimene asi, mida ma teen, lasta veel värsket õhku sisse ja ma kuulasin seda linnulaulu, mis aknaga tagant tuli ja ma lihtsalt nagu tardusin. Ja sa ei pea, tihtipeale ongi see, et sa ei pea kuskile jooksma, sa ei pea mediteerima mingite punktide järgi. Aeg-ajalt on sul vaja lihtsalt niimoodi, et sa saadki lihtsalt istuda ja vaata, tihtipeale meil tekib see, me nagu automaatselt, instinktiivselt hingame nagu välja ja kui me lihtsalt suudaks nüüd olla, ma arvan, 5 minutit on väga paljudele päris hea väljakutse. Et ja mõtted tulevad, lähevad, las nad tulevad ja lähevad, ära mine lihtsalt nendega kaasa ja lihtsalt püüa olla. Ja siis juba tegelikult hakata nagu otsima tuge, täpselt samamoodi nagu meil on ka härra raamat on ju, või on nagu Louise L. Hay raamat, hakates sealt nii-öelda endale lisa või sellist motivatsiooni leidma, sest Louise L. Hay räägib sellest ka väga palju ja see naine on minu jaoks nagu väga palju andnud. Ehk siis tihtipeale meil on vaja tekitada vaikus, et kuuleks ka oma häält, sest meil on päris palju tarkust sees. Ja siis, kui seda on tekkinud, nagu tekitame ruumi veel juurde uuele infole. Mina annaksin siit nüüd omalt poolt lapsevanematele või emadele, mitte ka isadele paar nippi. Üks koht, kus saab alustada ükskõik praktiliselt, kui väikse lapse juurest on WC. On ju? Jah. Vähemalt sinna saad sa üksi minna. Jah. Duši alla ja sealt tuleb võib-olla see minu selline koht, kus mina olen käinud kogu aeg oma stressi maandamas, on vann. Ja kui ma aastaid tagasi tegin meeste elustiili nädalat, siis ma käisin 2 korda päevas vannis, sest ma lihtsalt nii palju oli asju ja see kuidagi maandas. Veearve oli muidugi selline, et ema tahtis mulle serviti panna, aga mul oli vaja. Et ka lapsevanemana, isegi kui on väga väiksed lapsed, me leiame tegelikult mingi selle aja ja raamat on ka tegelikult üks väga suur selline abiline, kas või lihtsalt endale fassaadi või fassaadi tekitamiseks, et kui õpetada oma lapsi näiteks nende, kas või neid pakse ühe pildiga raamatuid vaatama, siis sa saad ise endale võtta nagu, nüüd on lugemise aeg, võtad lahti ja see tegelikult võidki olla mitte raamatuga, vaid ise enda mõte. Ja just, kusjuures väga hea ja ma lisaksin siia selle, vaata sa ütlesid, et dušš on ju, ma olen ülinõus ja endal aja võtmine iga hommik, me oleme üle aasta teinud iga päev külma duši ja tead selle efekt, mulle nagu väga meeldib see efekt, mida ta loob, on see, et ta paneb selline monkey mind, see ahviaju, kes meil kogu aeg tal on kiire tööpäev on ju, siis nigu ta saab selle esimese lahmaka külma vett peale, on täpselt niimoodi, et okei, minu tööpäev on läbi. Ta astub kohe uksest välja ja sul saabub üks meeletu rahu ja me teeme seda mõlemad elukaaslasega ja niimoodi, et selle trikk, et sa suudaksid seal tegelikult nagu olla pisut kauem kui sekund, siis on see ikka see sügav teadlik hingamine. See on see ja oh my god, kui palju see annab. Seda ma olen soovitanud praegu nagu järjest kümnetele inimestele, sest nüüd juba ma tean 1,5 aastat ma oleme seda teinud, siis ma hakkasin 2019 oktoobris alustasin väga teadlikult, teadmata, mis meid ees ootab, on ju. Et väga aitab. Ta paneb selle stressi lükkab kohe nagu alla.
Kas sul on veel mingisuguseid selliseid nii-öelda hommikusi häälestamise rituaale? Sa ütlesid, sa avad akna hommikul, kui sa ärkad, siis näed külma duši alla. Ma loodan ka, et selles elus veel arenen. Aga tead, kui sa seda kogema hakkad, siis sellel on oma väärtus. Mina keedan oma ahvi, mina lasen hästi kuuma veelina. Okei, ma külmetan oma ahvi. Aga võib-olla siis veel nüüd jälle, vaata nüüd on hästi ilusad hommikud selles mõttes, et sul on juba varem valge. Ma teen seda tiiru, aga kodus olles ma lihtsalt nagu kulgen. Ma nagu võtan natukeseks, ma loen oma afirmatsioone või mingid sellist, mul on luuletuste raamatud või sellised armsad, mis nagu toetavad hinged. Ongi luuletused ja ma korra näitan, ma pean näitama. Luuletustes on ju tohutu jõud tegelikult sees, et luuletuste teema on väga oluline ja väga soovitan ka nendel inimestel, kes ei ole kunagi luulega kokku puutunud. See on tohutu meditatiivne sõnamäng. Just. Ja see on üks näide raamatutest. Morgan Harper Nichols on nagu praegu plahvatanud üle terve maailma. Ma julgen väita, et iga inimene, kes siit võtab lahti mingisuguseks, tal on nagu need lühikesed sellised, osad on pikemad. See on selline hingetoit ja ta ei nõua meilt palju, ta ei nõua, et me loeksime kümneid ja kümneid tihedat teksti ühte väiksesse luulesse või salmikesse. On võimalik panna nii palju mõtet ja nii palju sügavust, et need on ka minu sellised nagu lifesaverid hommikuti ka. Kelle afirmatsioone sa kasutad või oled sa loonud iseenda omad? Ma olen nii iseenda omasid kui Louise Hay, ta on endiselt mu elus ja need, mis on siis nagu kombona lõpuks endale kõikidest nendest allikatest, mida vaatavad aastate pikku ju tegelikult lugenud, kokku kogunenud ja osad on sellised hästi isiklikud ja nad ongi tegelikult on ju. Ja ma arvan, et aga lühim nii-öelda afirmatsioon, mida juba alustuseks kõik saavad teha ja seda on ju räägitud alati, on lihtsalt tänulikkus. Ja sa ei pea ütlemagi mille eest või kelle eest, vaid lihtsalt, et oled tänulik, et ma olen tänulik. Ja siis sa hakkad nagu lihtsalt seda, et ma olen tänulik ja sul ega taustal ikka sul hakkavad enda jaoks jooksma need mille eest ja kelle eest, aga sa ei pea ka aeg-ajalt seda välja ütlema. Et nagu öeldakse, the shortest prayer is thank you. Lühim palve on tänu. Mis sina arvad? Kas absoluutselt igast asjast on võimalik leida midagi, mille eest olla tänulik? Õppetunni saab ikka. Ma mõtlen praegu ise ka nagu nendele tegelikult, ütleme eriti valusatele poolt, ütleme kogemustele, siis õppetunni saab ikka ja õppetund, kui me analüüsime, siis me saame tegelikult sellega kätte. See ei õigusta alati seda olukorda või seda tehtut, aga kui me analüüsime seda enda jaoks, siis me saame aru ka, mida meie oleks võib-olla ka saanud teha teisiti iseenda jaoks, reageering või on see nii-öelda see, kuidas me selle vastu võtsime ja nii edasi, et ta muidugi hästi iga juhtum on erinev, aga õppetund, see on küll, mille me vähemalt kätte saame, et kui olukord ise ei ole nagu kaugeltki mitte positiivne. Nii on. Ka koroona on teinud meile kõikidele õppetunde ja ma arvan, et üks võib-olla kõige olulisem, minu enda jaoks vähemalt mulle tundub, et kõige olulisem võimalus, mille koroona on meile täna andnud, on see tõeliselt iseendaga tuttavaks saamise võimalus. Kas me seda täna kasutame või jookseme endiselt afektiseisundis ringi nagu enne seda, kui meid tuppa kinni pandi, see on nagu ise küsimus, aga vähemalt meil on antud see võimalus ja ma arvan, et mida kiiremini me inimkonnana selle koroona õppetunnid ära õpime, seda kiiremini see ka üle läheb. Ja, nõus, täiesti nõus. Meie aeg sinuga hakkab otsa saama, kell on armutu. Oli äärmiselt põnev ja tund aega ongi läinud jälle niimoodi. Jah, just. Ütle, Errit, kui sa saaksid
ma praegu varastan selle küsimuse täiesti ühelt teiselt inimeselt, millega löödi täna mind otse näkku. Ma lihtsalt edastan paid forward. Kui sul on võlukepp täna käes ja sa saaksid midagi siin maailmas hetkel koheselt muuta, mis see oleks? Seda, et inimesed avastaksid, kui palju jõudu ja väge on neis enda sees. Yes. Absoluutselt, ma ühinen selle sooviga ja laskemgi seesama soov siit lendu ja ma võiksin siit kõrvalt laua pealt võtta oma kristallvõlukepi, aga ma ei ulata. Aga ma teen seda kohe, kui me selle salvestuse või selle video lõpetame ja võtan ja edastan selle oma väikse magic wandiga universumisse ja tegelikult kollektiivne pöördumine. Palve või afirmatsiooni vormis on see, mis kõige paremini alati kosmosekööki kohale jõuab. Nii et jah, õppigem saagem tuttavaks oma väega. Just täpselt. Ja tehkem sellega õigeid asju. Täpselt. Erit, miljon tänu sulle tänase tunni eest. Ma väga tänan, see oli väga positively inspiring. Ja sind, kallis kuulaja, tänan mina ka taaskord meiega seda õhtust tunnikest või millal iganes oled otsustanud seda ka järele vaadata, oled veetnud. Ja väga palju nendest teemadest, mis me eriti ka puudutasime, ilma tegelikult üldse raamatule vihjamata on siin raamatus kirjas, nii et kui sa ei tea, mismoodi loodusesse minna, vaata, Rangan ütleb sulle isegi Londonis või Inglismaal on loodus olemas. Kui sa ei tea, mismoodi afirmatsioone või kes need üldse on, siis ka see on siin, see on võib-olla väga hea selline tutvustus ABC afirmatsioonide jaoks, enne kui Louise Hay juurde minna, sest kui te tõesti pole afirmatsioonidega kunagi kokku puutunud, siis võib juhtuda, et see tundub natukene voodoo, aga Rangan on siiski täiesti tavaline mees ja on selle väga niimoodi. Vabandust kõigi ees, kes tundsid ennast puudutatuna, ma ei mõelnud seda üldse nii. Et siin on väga head sellised nipid. Kes tahab teada, mismoodi oma telefoni ja käevaheliselt liimi lahti saada, siis ka siin on nippe selle kohta, mismoodi oma nutimaailmat vaigistada. Nii et on vaimse tervise kuu. Me ei ela maailma kõige keerulisemal ajal, aga me ei ela ka maailma kõige kergemal ajal, aga me elame täpselt sellisel ajal, nagu on vaja meil õppetükid ära õppida, nii et õppigem siva, siis läheb see Mr. Koronšik ka meie juurest varsti ära. Et 1000 tänu ja kohtume kõigiga taas järgmisel neljapäeval. Aitäh sulle, Erit! Aitäh!